artikkel elevandilapse sünnist? Ei, pigem loen, kui palju inimesi Boliivia bussi avariis hukkus. Tere tulemast kuulama Estonian podcasti, podcast neile, kes tahavad kuulata midagi lihtsat või lihtsamat eesti keeles. Paar aastat tagasi, kui Venemaa ja Ukraina vahel algas sõda, siis sain teada sõna doomscrolling, mis on eesti keeles süngerdamine. Süngerdamine tähendab liiga palju aega kulutamist digitaalseadmetes negatiivsete uudiste lugemisele. 2 aastat ennegi, kui koroona algas ja nähes, et mõned inimesed panid gaasimaskid pähe, et minna viimaseid tualettpaberi ja tetrajääke kokku ostma, ei olnud ma selle sõnaga kokku puutunud. Ma hetkel mingeid võrdlusi ei tee, lihtsalt räägin, kuidas ma seda sõna esimest korda nägin. Tasub mainida, et ma püüan uudiseid vältida, sealt on midagi head raske üles leida, spekuleerivaid uudiseid ja valetusi ma ka kuulata ei taha, kuid tõsiselt vajalikud uudised jõuavad minuni nii kui nii. Aga ikka, miks inimestele negatiivsed uudised rohkem meeldivad? Psühholoogid ning meediapsühholoogid ütlevad, et selles on süüdi meie instinktid. Halb uudis köidab rohkem tähelepanu, mis on seotud meie ellujäämisinstinktiga. Meie aju reageerib ohule palju kiiremini kui headele uudistele, mis iseenesest on hea. See aitab meie keha päästa. Üks ajakirjanduse eesmärke, vähemalt kui rääkida ideaalsest ajakirjandusest, kus kirjanik on aus ja räägib kõike nii, nagu tegelikult on võimukandjate kontrollimine. See tähendab sageli probleemide ja kriiside esile tõstmist, ehk siis negatiivsetest asjadest rääkimist. Aga kas häid uudiseid siis polegi? On küll, kuid need levivad aeglasemalt ja harvemini jõuavad esiuudiste hulka. Kui keegi on midagi halba teinud, skandaal on käimas. Kui see aga ümber lükatakse, ei huvita see enam kedagi. Elu on juba edasi läinud. Näiteks palmiõli. Paljud toidubrändid panevad turundusraames toodetele kleepsu või märgi, ei sisalda palmiõli. Aga miks peetakse palmiõli halvaks? Üksikud oskavad vastata, milles asi tegelikult on või oli, kuid enamik inimesi püüab palmiõli toidus vältida, samal ajal kui või tundub hea. Isegi Maailma Terviseorganisatsioon ei keela palmiõli tarbimist, kuid inimeste arvamus on juba kujunenud ega ei ole muutmiseks valmis. Seega soovitan sul ise uurida, milline neist 3 palmiõli või kookosõli on tegelikult halvim või parim. Ma jagan linkid episoodi infosse. Lõpuks uudiseid kajastavad muutusi ja muutused on sageli keerulised. Mõnikord on need positiivsed, kuid enamasti vastupidised. Mis me selle vastu teha saame? Kahjuks mitte midagi. Ma juba proovisin vastata, miks see nii on. Aga see on kõik. Häid ja positiivseid uudiseid sulle ning mõnusat keeleõpet.